aasta lõpuni on meil natukene aega ja pühadeel üheks võimalikuks kingituseks, mida meisterdada võikski olla järgmise aasta kalender. Meil on siin sellised toorikud, aga mis me nüüd nendega tegema hakkame? No teeme iluga juurde, nagu meil ikka kombeks on, nii et teeme sellised kihvtid alused. Mul on paberid, värvid välja valitud toonid, nii et sinu ülesandeks jääb siin voltimine. Et me praegu voldime need põhjad ära. Ole hea, näed, tõmba 1, number 5 ja number 9. Tõmba jooned ülevalt alla, et see on selline hea voltimisalus, mis sind aitab. Ära väga tugevalt tõmba, ragiseb juba. Nii, ja mina lõikan meile siia. Ma mõtlesin, et ma lisan natuke kulda ka. Kulda on alati hea jõululik. Kulda on alati pidulik ja jõululik, nii et ole ja murra see pooleks, et oleks kullaranti ka. Sina saad siis need mustad, tumedad, soliidsed põhjad, kinnitame siis teibiga, et pane see väiksem nagu selle kuldse külge ja siis kuldne põhja külge. Ja mina teen endale ka, mina teen hoopis teises võtmes. Eeltöö tehtud. Ja ole hea, voldi nüüd need ka korra siin läbi. Need on need, mis et meie kalender hakkaks püsti püsima. Väga hea. Ja ole kena, pane siia teibid. Siia need tagurpidi nagu niimoodi siia äärmistele. Kas sa aimad, kuhu võiks see detail sobida või? Ma ei teagi, kuskile keskele või? Jaa, see läheb siia kahe vahele, et siis hakkab see ilusti ka nagu püsti püsima. Nüüd eemaldad teibi, liimi üks pool siia ära. Okei, selge. Hakkan aru saama. Aitäh. Näed, ma kirjutasin juba ühe vahva sõnumi ka siia. Nii. Ma ei tea, kas sulle meeldib? Miks mitte? Siis pane sellele ka teibid ilusti kõrgemaks jälle ja hakkab meie kalender valmis saama. Anname seda nagu ka eelnevatel kordadel sellist ruumilisust natukene ja nõnda. Tegelikult, kui nüüd lasta fantaasial lennata, siis ega siin võib olla selline kalender, võib olla ükskõik milline kalender, mis on kuskilt näppu üle jäänud või kuskilt kingitud ja selle saab teha lihtsate vahenditega natukene põnevamaks ja ilusamaks.